tere sõbrad! Olen nüüd ilusti jõudnud taaskord Los Angelesse, Venice Beachi lähedal motelli ja praegu kõnnin trenni. Ja minulegi ootamatult leidsin praegu ühe koha, millele pole mõelnud. Ehk siis siin teisel pool tänavat, see on siin Pacific Avenue, mis on rannast üks tänav eemal, paralleelselt jookseb, on siis see originaalne Gold's Gymi asukoht. Siin maja ees me nüüd oleme. Vaatan, trennipisik on siin nii kõva, et mõned teevad isegi seal tänaval trenni. No võt, 1965. Vaat. Ja need on kuju ka. Näed, saad sinna astuda. Pea sinna panna. Ja ülte. No võt. Ma tulin siia taha lõppu, kus saab juba parklasse ja no kurat, see on ikka suur jõusaal. Üks huvitav fenomen minu arust on see, et ükskõik millise jõusaali sa lähed üle maailma, siis alguses on nagu veits võõras, nagu ikka loomulik ka, aga mõne aja pärast kaob nagu see võõristus ära ja tunnen ennast nagu kodus, vähemalt mul on siuke tunne, ma ei tea, täitsa naljakas. Et jõusaal on, jah, ma ütlen teine kodus, see tundub võib-olla liiga fanaatilisena, aga ma tunnen ennast selles alati hästi, jah. Et ükskõik milline see jõusaal nüüd on, põhimõte on ikka sama. Võib-olla see on endorfiinidest, mis trenni käigus tekivad. Ei, alati vist ei ole, sest umbes niimoodi, kui trenn nagu tõsisemaks läheb, täna oli näiteks jalatrennini jõudsin, siis ma tundsin ennast nagu kodus. Võib-olla on asi sellest ka, et trenn on nagu meditatsioon minu arust. Ma olen mediteerinud ka pikka aega. Et seal on ka, et sa ei mõtle, eks ole, mis minevikus juhtus, mis praegu su elus juhtub, mis tulevikus juhtub, mis tulevikus juhtuda võib. Et sa ei muretse selle pärast, et sa keskendud olevikule. Ja trennis ka. Algajad võib-olla ei suuda seda, aga et sa teed trenni, siis mõtleb, mis ta nüüd õhtul sööb ja mis ta homne töö juures teeb. Ma saan enda peale natuke pahaseks, kui ma trennis hakkan mõtlema ükskõik milliseid trenniväliseid mõtteid. Selleks peab keskenduma, aga ja alati ei ole selleks aega ja ei ole nagu eesmärgid ka nii kõrged kogu aeg, aga üldiselt jah, kui ikka tõsist trenni teed, siis sa ei saa mõelda millelegi muule kui sellele asjale, mida sa praegu teed, sellele liigutusele, sellele lihasele. Ja see lülitabki kõik muud igapäeva probleemi mõtted lülitab välja. 2 tundi on juba täis ja hakkan vaikselt ära ka väsima. Sest ega pole ammu niimoodi korralikult trenni teinud ka. Ja toitumine nii nagu ta on praegu reisides. Aga ega väga ei taha ära minna, jah. Et äkki näeb veel mõnda profi siin. Mõtlen jah, et see on ikka, ma ei tea, see on muidugi jällegi suht nagu emotsionaalne, aga praegu ma ikka tunnen jah, et ma olen nagu õiges kohas, vaata. Et kui ma oleks ise puhtalt valinud ühe koha, kuhu niimoodi suveks minna, siis ma oleks võib-olla tulnud jah, siia Californiasse. Et Hawaii on ka muidugi vägev, aga loodus on väga vägev, aga Eestis võib ka metsa minna või ma ei tea, see on siuke, Hawaii on nagu siuke lebola, eks ole, kui sa tahad seal rannas passida päev otsa ja õhtul rohtu sõitetada. Aga mulle ikka meeldib. Eks see on kõik nagu peas kinni, aga mulle meeldib. Ma tunnen ennast siin praegu paremini nagu. Ma olen ikka nii eufoorias, et nägin Dexter Jacksonit, Hidetada Yamagishit, keda veel, Iris Kylie nägin, Missis Olympia siis, Charles Glass, kes on nende profide treener. Siis nägin veel mingit suurt malakat, ma ei tea, kes see oli. Räigelt suur vend. Huvitav jah, miks ta võistlema segi. Vot. Ja kõik see ajalugu ja värk, et eks see olegi nagu mingis mõttes peas kinni, et mis see nüüd annab juurde, kas sul on kodus võid jõusaalis ka panna selle pildi endale üles, eks ole, kuskil Eesti jõusaalis, aga et ma olen just siin, kus on see ajalugu taga asjal.
on vägev. Siia peaks tulema mitu korda, et üldse aru saada, kus kohas need masinad on, mida sa kasutada tahad ja eriti kui sa midagi uut tahad kasutada. Aga noh, ega seal ei ole mingid imemasinad, vaata, et nüüd sellepärast siin osas suuremad kulturistid on, et siin imemasinad on. Antlid ja kangi ei asenda miski, aga noh, mõnda asja proovisin, aga no pole paha, kui siuke masin omal jõusaalis oleks, ega halba ei teeks, jah. No nii, sõbrad, valige nüüd välja, milliseid särke te endale suveniirideks tahate. Siin on naiste omad, nagu ma näen. Ja ma kõigile ei jõua kindlasti tuua, aga esimesed kiiremad saavad. Neile võin osta, kannata mul raha üle ja saategi, näed, see on ilusad erinevat värvi. Mustad, hallid, sinised, punased, kollased. Spordikott ka, selline särk on. Siin on maikad muidugi. Siit eriti laiad maikad. Jaa, ennast on ilusamad siin pool. Sellised maikad äärtega, need on vägevad. Sõjaväeraiguline ka siin. Sinilad. Nice, püksid ka. Seljakott.